hei hopsti. Ma olen Norras, on vaade. Oi plää, see on päris ilus. Seal on auto, isa kuseb. Ja ma lähen ülesse. See ei ole just kuigi kõrge. Ega väga rets, aga ma ei tea, läheb vaatab. Ta ei ole just kohutavalt eriline tee. Kõnniks praegu nagu kuskil Eesti metsas. Aga jaa, loodetavasti üleval on vaade ilus ja on kohta, kuhu telk üles panna ja okei, päris Eesti vist ikka ei ole. On jalutanud praegu mingi 5 minutit ja suht läbi juba. No vingena. Praegu on 19. juuli, kell on 19.27 ehk siis 4,5 tunni pärast on mu sünnipäev. Ma saan oma sünnipäeva vastu võtta. Loodetavasti ülimega vaatega. Ülikõva. Tahtsin mingi dramaatilisema vaatega kusepausi teha, aga ei suuda kinni hoida enam. Nii et nüüd see on see, mis te saate. Ma olin nii kindel, et jopega hakkab palav, aga ma ikka panin selle, ma ei tea, 10 minutit turnitud ja juba ei kannata. See on mu kott siis, selle ma tassin ülesse. Ma võtsin õnge kaasa, sest et Mapsi pealt seal väidetavalt lähedal on mingid järved üleval. So ma ei tea, ma lähen vaatan, eks näis. Kohe teine asi ilma jopet alla. Nüüd võib öelda, et on nõks jahe isegi. Aga kuradi... Seda haiki vist tegelikult tehakse nagu mingi septembrikuuseni, kui ei ole enam nii lehtes. Praegu on siit suht nagu keeruline läbi saada. Õng jääb ka iga puu külge kinni. Kuna mul täitsa isegi on lootust, et siin on vinge vaadest. Praegu vaatasin korra selja taha ja no, puud on ees, aga juba hakkab loomana. See õng on nagu nõksa pikem, et see jääb kogu aeg puu taha kinni. Äkki on väärt seda. Äkki saame värsket kala süüa õhtusöögiks. Pole sünnipäevatorti vaja. Siiamaani olen õigesti läinud. Ülikõva oleks põhjapõtra näha kuskil siin üleval. Ma kahtlen, et nad siin nagu selle inimeste tee peal käivad. Aga ülikõva oleks, kui nad just ei ründa. Ma ei tea, siis vist ei ole nii lahe. Mul on machete kaasas. Lebo. Mul selle kampsuniga ka üsna palav. Aga ma kardan, et kui ma selle ka ära võtan, siis on nagu jube külm. Veits aega olen veel, vaatan. Äkki hakkab normaalsem. Mis vaade. Crazy. Pole nagu õrna aimu ka, kui hästi mind näha on praegu, aga on nii, kuidas on. Mõtlesin teha väikse pausi. On päris kõrgel juba tegelikult. Ja see vaade on siit juba nagu, no siin nagu puud veel blokeerivad. Aga siit läheb siuke nagu ava. Ma näen sealt taga mingid mägesid, kus on nagu päris normaalselt lund isegi peal. Päris kena vaade. Kuigi üks asi mulle ei meeldi. Ja see on see, et seal on mingid kahtlased pilved natuke. Ideaalis ei tahaks mingi vihma kätte jääda täna. Aga fuck it. Väike veepaus. Türa. Väike kaseeritud veepaus. Ossare. No igas tähes mindre kulssüüre tähendab, et see on gaasidega. Ma arvan. Cool. Oh shit, mustikas. Näeb välja nagu mustikas vähemalt. No mis ta muu olla ikka saab? Ega midagi ei juhtu ikka. Türa mingid kahtlased pilved. Müristab ka raisk. Oi plää. Kinni jäin. Korrake minu järgi. Me oleme tugevad. Me oleme tugevad. Me saame mäest ülesse. Me saame mäest ülesse.
meil ei ole juba kops koos. meil ei ole juba kops koos. Okei, võib-olla natukene. Võib-olla natukene. Mis on minna, kohe on seal ju. Pisse, no. Ma ei ole veel täiesti üleval isegi. Täiesti üleval on kuskil seal. Ja. Fucking hell. No see ei ole kaameras muidugi nii ilus, aga... Oi, blää! Tõe normaalne sünnipäev, nahku. See on nagu raba vist nüüd tehniliselt. Siin on mingi laudtee pandud. No niivõrd kuivõrd, see on lihtsalt... Ei, no see on täpselt see, mis on laudtee, siin on lauad maas lihtsalt. Ja ma nägin järve seal. So... ma arvan, et see on meie järgine pitstop. Ma ei tea, äkki siin on kala, who knows. Tegelikult tahaks ujuma ka minna. Aga õues on mingi 7 kraadi. So, pärast on küll null. Oi, vitt! Unustasin rätiku ka alla. Kivi tegi kahtlast häält. Jaa, ma tahan nagu kangesti sinna järve äärde saada. Aga see oli veits nagu... Noh, minu tee läheb kuskilt sealt. Ma pean sinna ülesse saama. Ja see järv on seal. Ta läheb nagu teelt täiesti välja. Ma pean nagu üli ettevaatlik olema, kuhu ma astun. Aga ma lähen vaatan. Ma ei saa mitte lihtsalt. Otsisin oksad endale. Et teen nii, et panen nagu kogu raskuse sinna peale. Võtan eelmise oksa. Viskan sinna. No siin pigem ei vaju. Türa ma ei taha kogemata astuda ka kohta, kus vajub, sest seal üks koht oli küll. No, türa see on kahtlane seal. Jälle kaamera pealt ei ole nii hästi näha, aga noh, nii me lähme, noh. Oi vittu, siin nagu vajub. Okei, siit läheb vist okeiks edasi. Ma pean saama selle järve äärde, ma teen sellest oma reisimissiooni. Saada sinna järve äärde. Mind ei huvita, kuidas, mind ei huvita, kaua see võtab, aga ma saan sinna. Ahah. Ja siin läheb nagu täiega alla nüüd. Ja siis ma pean siit uuesti üles tulema ja siis sealt veel pärast üles minema. No tea, mis on halvim, mis juhtub. Kas nad ründavad või? Ma olen reaalselt mingi f***ing fairy tale'is praegu. Seal kuskil on järv. Ma nägin seda kaugelt ja ma kuulen häält. Ehk siis sealt läheb mingi juga alla või tuleb sinna sisse. Ei tea. Ega ennem ei tea, kui ei ole näinud, ei ole proovinud. Lähen praegu hääle järgi. Kas ma tagasi oskan minna? Ju oskan. Sealt normaalselt alla, siis uuesti ülesse ja mõtlesin, et nüüd on tehtud, on ju. Järv on seal. Siit on nagu normaalselt alla minekut. How the fuck ma ülesse saan pärast isegi? Ma tahaks nagu rohkem filmida, aga see on normaalne ekstreemsport siit praegu alla minna. Mul on mõlemat kätt vaja, muidu ma lendan siit alla lihtsalt. Ma pean siit üles ka minema pärast. Ma loodame, et see on väärt seda siis. See on nagu täis soo siin. Iga teine aste on siuke koht, kus nagu... kus nagu vajub. Et praegu proovin üli ettevaatlikult minna siit. Siin on nagu okei veel, aga seal nagu järve äärde jõudes, seal on pehmelt öeldes p***ses. Libega. Wow. Hello. Ja, proovin siin ellu jääda. Ma proovin veits veel lähemale saada. No kui ikka ei saa, siis ei saa, siis on siit lugu, aga siis ma lähen tagasi üles lihtsalt. Aga ma veel proovin. Ja praegu ma nüüd ei filmi, sest et ma proovin elus püsida. Aga jah, davai. See on järgmine klipp. Ma olen elus. Ja ma olen siin. Oh my fucking god. Oh my god. No see on vingena. Sealt tuleb mingi juga alla, seda ei ole näha. Ma ei tea, kas seda kuulda äkki on. Mina kuulen seda ja mina natuke näen seda.
ma ei tea, kas enam vingemaks saab minna. Pärast tuleb kõik see maa üles minna. Oi, ma ei tea, ma proovin lanti veits loopida. Ta on nii pisik, aga mine väike forellipoiss. Ta on nii väike, aga nagu see fakt, et ta on. Ma olen nii happy. Nojah, no mine. Tšau. See vesi on... Ei, see on ikka külm. Korra tundus soe, see on päris külm ikka. Ma ei saa üle sellest vaatast täiesti p***s. See ei ole kaamera peal nii hea, aga sain ühe väikse forelli veel. Ta oli umbes sama suur. See on tegelikult suht suur järv. Ja ma arvaksin, et siin on suuremaid ka kuskil. Aga ma ei saa praegu edasi püüda, sest mul läks ketas katki. Jah, vast saaksin korda, aga päris jahe on praegu tegelikult siin. Ja ma mõtlen, et ma hakkan vaikselt oma kämpi poole tagasi liikuma. Väike osa minust tahab lihtsalt kuidagi sinna minna seal kämpida ja seda siit vaadata. Aga ma mõtlen, ma lähen teen selle päris kämpi ikka ära. Ja ma ei tea, kui ei ole all that, siis ma just võtan selle ette ja tulen tagasi siia. Aga üks asi, mis ma tahan ennem ära proovida, on see. See on see live straw või midagi, mis iganes see nimi on. See filtreerib vett. Teoorias ma arvan, et see vesi on nii puhas, ma võiksin seda täiesti niisama juua siin. Aga ma ei tea, proovin sellega, mis on mis juhtub. Kuidas ma siin nüüd nagu normaalselt ligi saan? Maitseb nagu vesi. Ja nüüd ma hakkan tagasi rändama siit läbi selle raba. Ma loodan, ma mäletan, kuhu minna. Ja see on suht straight forward, lihtsalt sinna. Ja siis kui ma joon tagasi selle tee peale, siis ma pakun siuke 20 minutit veel ja siis ma olen üleval. Ehk siis kokku kuni tund aega ja siis ma olen oma laagriplatsis. See on nii äge siin. See on vingepuu. Ta on nagu... See on nagu 2 puud. Kasvanud sealt, aga üks otsustab minna täiesti oma teed. Ja tast tuli võimsam. Loodus ikka õpetab, noh. Minge oma teed. Ma tulin natuke valesti, aga ma mõtlen, et äkki ma lähen freestyle'in, sest et see rada, ta läheb sealt suht seal, läheb sealt kuskil ülesse. Mõtlen, et kas ma lähen nagu suvalt siit, proovin kuidagi sinna saada. Lähen õiget rada pidi. For the river does not ask the mountain which way to flow. Õige jah, raisk. Ma ei jõuagi kunagi üles, kui ma neid vaateid jään vaatama. Oi. Oh my god. Oh my god. See on fucking hirmus ka. Oh my god. Ma ei tea, mida teha. Ta on nagu reaalselt siin. Kas nad ründavad või? Mida ma teen? Ta vaatas mu poole. Kuna ma nagu päriselt ei tea, mida teha praegu. Ma ei tea, kas nad on ohtlikud või mitte niimoodi loodusest. Ta on päris suur ka. So ma läksin worst case scenario peale. Ma ei tea, kas ma tohin YouTube'is seda niimoodi näidata lihtsalt, aga võtsin macheti välja ühesõnaga. Just in case. Ma ei tea, ma ei näe paremat varianti. Ta nagu täiega jõllitab mind. Ma ei tea ju, kas ta on sõbralik või mitte. See on päris hirmus. Ta vaikselt liigub teises suunas. Ta on päris suur. Tal on päris suured sarved ka ja need ei ole veel valmis isegi. Ta on nagu täis kasvanud.
Also ma proovin siit aru saada, kus see rada läheb, sest ma tahaks ikkagi nagu saada samasse kohta lõpuks. Ma arvan, et ma pean siit raja peale tagasi minema, sest see rada tundub minevat nagu sealt kuskilt nurga tagant. Ja kui ma siit läheksin, see võtaks mul lollakalt kaua aega. Ja ma ei tea, kui väga ma julgen seal minna enam. Sain tee peale tagasi, aga mašetet ma igaks juhuks ära ei pane. Sest et jumal teab, noh, see on liiga ilus. Jaagup Kreemil oli õigus. Oi, juulikuus ongi lumi maas. Jälle, oi plis, vaata. Ma arvan, et ma jõuan nüüd siia tippu. Ma tahan oma esimest reaktsiooni filmida. Oh my god. Maagiline. Tehniliselt siin on kõrgem koht ka. See siin. Aga ma lähen käin ennem seal. Seal on nagu see lõpp-punkt nii-öelda. Võt. Ma vaatan sinna ka. See näeb välja nagu koht, kuhu kõik oma mingid kivid panevad. Ma arvan, et ma panen ka. Panen kuskile... Ta on kuskile kindlasse kohta ta panna. Oh, vot. Siia. Siin on minu kivi. Oh my god. Palun tulge siia. Palun tulge siia ja vaadake siin nagu päriselt. See on nii f***ing väärt seda. Hell jah. Väike alkovaba raadler. Sest pühapäeviti Norras ei müüda alkoholi. Oo jaa. Olukord on nüüd selline, et ma mõtlen, mul on telk kaasas. Mõtlesin selle püsti ka panna. Aga ma mõtlesin, mine ma tahan siukse vaatega magada. Ja ma panin lihtsalt, pumpasin madratsi täis ja panin magamiskotti siia. Täiesti ummu. Ma sain 19 mingi 10 minutit tagasi. Palju õnne sünnipäevaks mulle. See on mu sünnipäeva king siin. Akut ka vähe, nii et ma ei tea, kas ma hommikul saan filmida. Aga eks näis. Ja, siin ma nüüd magasin siis. Ma vahepeal pidin ümber keerama seda, sest et ma slaidisin liiga palju. Aga kui ma ümber keerasin, ma alustasin kuskil meeter kõrgemal. Ma alla slaidin mingi meeter. Aga see on okei. Ja selline on hommikune vaade. Sünnipäeva vaade. Hell yeah. Ja ma tahaks filmida oma allarännakut ka, aga mul ei ole kuigi palju akut. Mul on kaamera kaasas, aga ma väga ei viitsi kaameraga filmida, kui ma proovin nagu elusalt alla ka jõuda. Et siin nüüd lõpeb video siis, või noh, võib-olla siis kui ma akut saan, siis ma teen klippi, et ma jõudsin elusalt alla, aga jaa. No see on umbes sama, mis oli eile, aga lihtsalt veits hullem, sest et alla on hullem minna. Aga jah, ülikõva, davai. Jõudsin alla. Mul on täpselt 1% akut, nii et see video lõpeb kuskilt poole pealt ära lihtsalt. Seal tipus käisin. Tehtud. Yeah.